vaata, elu on selline, et noh, et istud nagu oma lao või keldri või koori või kapi või sahvri ees ja istud seal mõnikord ja mõtled, et miks mulle nagu, noh, ma nagu tahan nagu hea inimene olla, ma tean, ma tahaks nagu kõike armastada, ma tahaks küllust, tantsu, laulu, igavikku, õndsust, jumalat, võdesi, vendesi, kõigega olla nagu sellises ekstaatilises harmoonias, istud seal kuuri ees. Ja see on nagu, sa kutsud nagu kunni külla, eks ju, kuninga ütleme, et sa kutsud, ütleme, ma kutsun sinu külla ja sina oled jumal, mängime seda mängu. Ja ma ütlen, tere tulemast, see on kuuri ukse lahti, kutsun nagu jumala külla, eks ju, et nad tule istume siin kuuris natuke, et mul rohkem praegu ei ole ruumi, aga tuleb välja, et kuur on täis igast staffi. Et me süda on ka täis igasuguseid lootuseid selles materiaalses maailmas, see materiaalne maailma küllus, kuulsus, ilu, rikkus, tarkused, et need on meil nagu kõik need lootused on, see kuur on nagu täis, eks ju, staffi, mina, mulle, minu ahankara, eks ju, vale ego, ekspluateerimised ja no mis seal iganes seal, ihad ja vihad ja kadedused ja kõik see on meil nagu selle kuuris ladustunud, me oleme sinna nagu tulnud, me mõnda asja märka, mõnda ei. Aga siis hing nagu imestab, et miks ma ei tunne nagu igavikulist armastust ja ei teadvusta ennast ja jumalat ja kõiki ja noh, sest see püüd ju on, eks ju, et me otsime seda küll valedes kohtades, kuur on täis staffi ja sina oled jumal, tuled külla, sa ütled, et ma ei saa tulla sulle sinna, noh, kuuri, ma tahaks külla tulla, aga sulle mahu sisse siia, see on asjad, eks, sa pead asjad tühjaks tegema sulle. Öeldakse see, need pühamehed ka, et neil on, noh, seal ühe pühamehe elulugu ka seal kirjutatakse kihvtit, et lõpuks oli nagu süda tühi, et siis sai jumal siseneda sinna, eks ju, oma armastuse hiilgusega, transcendentaalse igavikuliste väärtustega, igavese elu ja igavese vaimse siis dimensiooniga. Et ta noh, otsis siit ja sealt ja kõik ja ta nagu lõpuks sai aru, ta nagu tühjendas oma südame ära, eks ju, nendest vale kapitalist või vale ehitusmaterjalist või vale staffist, eks ju, nagu räägitakse ka, et kui sul kodus asjad kogunevad, siis sa uued asjad peale tuled, sa pead nad ära kuidagi realiseerima, et ei ole mõtet hoida nagu asju. Samamoodi on Jumalaga ka, et loodame, et kunagi tuleb aeg, kus me tuleb selline puhas, kindel tunne ja realiseering, et me teeme oma südame nagu puhtaks nagu. Et ainus meil on kindel nagu, et Jumal, et sa võid nagu, noh, ta ülihingena nagu nii hinge kõrval, aga mõtle nagu päris see, et mina tunne ja Jumala tunnetus ja see puhas armastus, et ta saaks tulla nagu südamesse, aga nii kaua, kui meil on jah, siin show käib ja ladustame sinna igast seda, noh, kahesuse ja kolmemõõtme materiaalseid, füüsilisi materiaalseid ja peenfüüsilisi materiaalseid asju, nii kaua lihtsalt ei saa tulla, noh, see valikuvabadus ja armastuse valikuvabadus, Jumal ei tule ka, noh, selles mõttes, nagu sa ei saa teadvustada ennast ja Jumalat, nagu, sul on igale staffi, sa kogu aeg seal oma staffiga, nagu, et see meil kunagi oli ka elasin siis ühes kohas, siis selle väiksemast oli ka hästi huvitav, üks mees kogus keldris ja hästi palju erinevad, nagu tal oli nii palju igast, ta lõpus oli kodu täis ja kõike, noh, neid asju kogu aeg tõi, tühjad karbid ja kõik. No, et see on ka nagu mingi, noh, meil kõigil on see haigus, eks ju. Aga no väikestele poistele oli huvitav, eks ju, noh, et kui me läksime siin salaja, läksime sinna, siis ma leidsime igast asju, tal oli nii palju igast asju. Siis ta jäime vahele ka, siis ta ütles, ma olen nii pettunud teis, ütles. Jumal ütleb ka võib-olla, et kaudselt, et ma olen nii pettunud, sa kutsud mind, aga noh, kohad on täis ja ladu on täis, et palun tühjenda kõigepealt see ladu ja siis saavad ilusad, puhtad, igavad asjad sisse tulla.